Nii et selline see nüüd on. Nüüd üks väga karm asi juhtus 5 509 000 aastat tagasi. Ja selle katastroofi pealt on tehtud ka väga palju Hollywoodi filme. Esimene külv läks edukalt, paljud ajalõksu jäänud Tara hinged saidki läbi Amentisfääri tähevärava liikuda ajas tagasi koduplaneedile Tara. Ehk siis see Amentisfäär, mis ma rääkisin, see on tegelikult portaal, see oli päästeportaal, ehk siis teatud need alaanid ja lumeerlased saidki tagasi, kes nagu hoidsid seda aktiveeritust, kuid mitte kõik. Sest juhtus selline asi nagu elektrisõda, mis kestis 900 aastat. Ja see on meile täiesti hoomamatu kõrgtehnoloogiline elektrisõda. Aga siin võib-olla Star Warsi film ja Star Trekid ja mis need siin kõik on, et need siin üht-teist kuvavad läbi. Ja mis juhtus on see, et paljud siis need võõrrassid tungisid planeedile, eesotsas Siriuse Anunnakid, kes hakkasid tahtlikult seda evolutsioonilist protsessi takistama ja tegid kõik selleks, et T2 projekt ei läheks läbi. Ehk siis nad hakkasid, kuna nad nägid, et on võimalus, kuna söögilaualt läheb seltskond minema. Eesmärk oli aja lõksu viia söögilaual ja nüüd hakkavad läbi mingid täheväravate minema söögilaualt. Mis mõttes? Eks ole? Ma lihtsalt kirjeldan teile, mida mõtleb üks anorgaaniline energia defitsiidis rass. Kui te olete näljas ja teil ei ole süüa, te olete metsas ja te näete ühte ilusat praadi metsas, teil on valmis tehtud, te ei tea, kuidas see sinna sattus, aga näete, eks ole. Ja see on kõik käest, hakkad võtma ja nüüd mingi vend võtab selle ära lihtsalt. Te olete täiesti näljas, te olete kokku hukkumas. See on agoonia tekib. Ja see, mida me näeme siin tänapäeval, see agoonia, vahet ei ole, mis elu aspektis on, meditsiin, rahandus, majandus, see on kõik agoonia, mis toimub. See on keegi ei saa toitu ja siis on lihtsalt vaja see millegagi kompenseerida. Aga vot see agoonia siis hakkaski 5,5 miljonit aastat tagasi pihta ja 900 aastat kestis planeedi atmosfääri kohal siis põhimõtteliselt Star Warsi ja Harry Potteri filmi segu. Ma ei tea, kas te kujutate seda ette, aga midagi sellist toimus. Ja kahju teke oli planeedil nii suur, et Amentisfäär tuli maa tuumast eemaldada. See portaal, mis siis pidi tegelikult viima tagasi see koju, see tuli eemalda, sellepärast, kui see oleks sinna jäänud, siis planeet oleks õhku lennanud. See on otseses mõttes. Ja 5,5 miljonit aastat tagasi tegi planeet ka siis esimese, sellise karmima pooluste pöörde ja jääaja. Ja see ei on mingisugune väike jääaeg. See oli ikka korralik jääaeg. Aastasadu, kui mitte tuhandeid. Okei. Mis juhtus teine külv? Millist jääaega sa mõtled? Jääaegu siin on olnud siin... Need, kes meist toituvad, need ei pea üldse samaaegselt siin planeedil sellisel kujul elama, nagu me oleme harjunud mõtlema, et ehitad maja ja nüüd siis paned mingi eluvormi või mingisuguse kultuuri siin püsti. Et selles mõttes on eesmärk on olnud kätte saada planeet. Ega keegi ei võitle siin nende väikeste mingisuguste alaanide ja lumeerlaste pärast. Et meil tuleb natukene seda mõtlemist niipidi muuta, et kui meie oleme harjunud sööma siin porgandid ja kapsaid, me oleme ka energiadefitsiidis, see ei ole vahet, loomulikult sealihal söömisel on vahe, kas ma söön kapsast ja porgandit, eks ole, siin meie sellisele bioloogilisele, füsioloogilisele vormile, on suur vahe, või kas ma joon iga päev viina või joon iga päev siruni vett, et selles mõttes on vahe. Aga me oleme energiadefitsiidis nii ehk naa. Nii. Ja kui me nüüd räägime sellest, et on suuremad tihedus 2, tihedus 3, tihedus 4 rassid ja me ei räägi ainult inimestest, me räägime ka energiagestaltsidest, galaktikatest, asjadest, sest mis asi on must auk? Must auk ongi koht, kuhu kogu energia kogutakse, kuna mingisugusel
kollektiivil või siis sellel nii-öelda galaktilisel eluvormil on toiduvajadus. Mis te arvate, kas see musta augu, see galaktika olev, see nii-öelda see tuum toitub mingitest porganditest ja kapsastest? Planeedid, päikesed, kõik lähevad. Energiadefitsiit. Mis on üleval, peegeldub alla. Kõik, mis on üleval, peegeldub alla. Alumine ei peegeldu üles, ülejäänud peegeldub alla. See, et meil siin on draama, see tähendab seda, et draama on juba ammu enne üldse olemas olnud. 4. maailm. 3,7 miljonit aastat tagasi kuni 848 000 aastat tagasi. Nüüd siis see morfogeneetiline väli ühendati ka siis Sirius B-ga, maa morfogeneetiline väli. Ja tuli ka siis appi Siriuse nõukogu ja galaktiline föderatsioon ja loodi siis hübriidrassi euroferiidid. Kas nad päris sellised välja nägid, aga siin mingi ligikaudne võrdlus. Ja läbi plejaadidega segunedes tekkis siis ka hübriidrass taagod, kes olid sellised pruuninahalised. Ja see oli siis 3,7 miljonit aastat tagasi, 2,5 miljonit aastat tagasi loodi urantrenite algrassi lamaanid ja läbi Breno algrassi loodi atlandid, eks ole. Lamaanid ja atlandid. Aga veel ei ole atlantlased. Need alles tulevad. Ja 1,5 miljonit aastat tagasi sisenesid hibirud ja 1,27 miljonit aastat tagasi tekkis siis see esimene nii-öelda meile tuntud ja meile võib-olla kõige sarnase maarjarass kui selline, mida me siis teame. Just, siin ma arvan rohkem ei olegi midagi. Et sellised sininahalised tegelased on siin ka kogu aeg, Siriuselt ongi enamus need sininahalised. Kus ma nüüd läksin? Okei. Loomulikult sõja otsas tuli järgmine litakas. 1200 aastat kestis sõda, 850 000 kuni 848 000 aastat tagasi. Ja siis sadasid sisse siis Drakod ja Dreikod ja Siriuse Anunnakid ja Nefilimid. Ja Nefilim on siis Anunnaki ja selle inimese hübriidrass. Inimene oli ta siis Aaria või mis iganes ta seal oli, Melkisedek on ju. Ja versus siis, kes üritasid nagu planeeti ikkagi kaitsta ja neid elanikke sellel planeedil kaitsta, olid siis Elohimid, Egiptuse rass Seressid. Seressid on ka väga sellised inimlinnulikud olemid. Aga väga palju on ka neid enamus, keda meile siin kuvatakse, on need inimlinnulikud langenud ingelinimesed. Aga jah, on siis Seressid on sellised pool linnud, pool inimesed. Ja selles sõjas tekkis üks väga määrav ja suur mutatsioon, mida tuntakse 666 konfiguratsiooniks meie templisambas. Ja see on teatud kindlate DNA ahelate mutatsioon, mis siis põhimõtteliselt ära võeti, et ei saaks tagasi. Kogu aeg on eesmärk, et ei saaks tagasi taarale. Sest kui siit saab platsi puhtaks löödud, siis on ju planeet vaba. Sest planeeti hoiab ja planeeti päästab, et tulla siia korra tänapäevale. Et planeeti hoiab ja planeeti päästab, et see ei ole kätte saadud. Ainult need inimesed, kes me siin oleme. Ja muidugi need inimesed, kes on tulnudki siia oma DNA-d ankurdama ja missioonile ja nii edasi. Planeeti hoiab elus inimene. Kui siit saaks mingisugune kollektiiv minema pühitud, eks ole, siin ongi meditsiin, vaktsiinid ja nii edasi, siin on omad asjad, millega siin nagu seda üritatakse teha. Aga kui siis saab kollektiiv, siis on kuna DNA, see olem, kes siin on otseühenduses planeedi tuumaga. Miks me tegime selle meditatsiooni? Te olete otseühenduses iga oma murdosa sekund planeedi tuumaga. Vahet ei ole, mida te teete. Kas te ehitate katuseid või pesete nõusid või käite mediteerimas või seisate autoga, te ei saaks siin üldse eksisteerida. Ja teie merkavad töötavad 24/7, sest te ei saaks muidu üldse hingatagi. Merkaba on hingamismehaanika. Tänu sellele te üldse saate, mida te hingate? Kopsud. Kopsud ei puutu üldse asjasse, see on merkaba mehaanika. Kops on lihtsalt üks füsioloogiline vahend siin.
see on väga peen värk, aga mis tekitas surmasamba meie auraväljas ja DNA siis ahelates, et sellest hetkest alates tekkis siis ka meie planeedile selline termin nagu bioloogiline surm. Ehk siis nüüd on lood nii, et ei saagi enam kehaga minema, tuleb keha maha jätta. Aga see ei tähenda seda, et on kogu aeg nii olnud. See on mutatsiooni tagajärg, et me siin täna keha maha jätame. Ja vot nii. Aga jah, siin sellised huvitavad näod ja ilmed, et midagi sellist nad olid. Ja keegi on alati siis siin üritanud kaitsta ja päästa. Läheme edasi. 3. külv. 840 000 aastat tagasi kuni 55 000 aastat tagasi. Ja Siiriuse arktuurlaste koalitsioon määrati kaitsma planeedi erinevaid inimrasse nende vastanduvate Anunnakidest, sest Anunnakide liin sai ka languse orgaanilisest rassist. See Anunnakid ei olnud algselt üldse need pahalased, keda me võib-olla arvame, et on täna, aga nad on ka kuskilt languse tagajärjel tekkinud. Ja need vastanduvad Anunnakid üritasid siis inimrassidega seguneda, kasutada neid kui tööorjasid. Et siit tuleb siis see termin, et kes tahtis kulda kätte saada ja kes tahtis mingeid muid asju kätte saada ka oma planeetide või eluvormide päästmiseks. Et kes seda täpselt teab. Aga arenesid siis, ütleme tegelikult siis nüüd rassid, et me lähme nüüd aina rohkem nagu selle oma ajajärgu peale üle, et lähme nagu aina rohkem sellise inimlikumaks, nagu me täna inimest kui tunneme. Et siis need inimlikud rassid on siis 8000 aastat tagasi Serres egiptlased. Et ütleme sealt Egiptuse poolt siis tegelikult hakkab nagu see meile tuntud inimene kui selline nagu pihta. Ja loomulikult siis Melkiseedekite Hibiru hübriidrass heebrelased ja Urtited, see on mingi vahepealne uus rass, sest alati on niimoodi, et erinevatele ajajärkudele saab sisse tulla ka täiesti väljaspoolt seda universumit ja ka väljaspoolt isegi 15-dimensionaalset ajamaatriksit nagu täiesti nagu eraldi rassiliin sisse, kes tuleb lihtsalt, tulebki missiooniga, tal on vaja siin ära teha mingid asjad, kas siis teadlikult või mitteteadlikult ja see pilt kirjeldab ka seda, mis ka meil siin tänapäeval toimub. Me võime küll pealt näha ühtede kostüümidega välja näha ja kõndida, aga kosmiline rass siin sees on ju miski ja tuleb ju kuskilt ja läheb ju kuhugi. See, et me seda ei tea või me ei mäleta, on õigem termin. See on juba ka seotud siis teatud tulevaste infodega, mis te siin seminari jooksul saate, miks me ei mäleta, miks me ei tea, kust me tuleme, miks me ei tea, kuhu me lähme, mida me üldse siin teeme. Me teame ainult oma ametiala ja me teame, et okei, et see on mu nimi ja mul on selline perekond ja mul on sellised tuttavad ja mul on sellised hobid ja ma enam-vähem, mul on mingisugune maailmavaade, aga ma päris täpselt aru ei saa, mis toimub. Et vot selline nagu mälukaotus ja kusjuures sellist efekti kuvab Hollywood ikkagi, ikka mõnuga tuuakse seda mälukaotuse efekti sisse, et me ikka saaks aru, et me oleme ikka täielikus kuskil sügavas jänese urus, kus me nagu välja ei saa. Me ei mäleta, kuidas me sinna sattusime, me lihtsalt oleme seal. Alustades sellest filmist, mis ta on, see Maze Runner või? Olete näinud? Ja nad satuvad labürinti ja kus ma siia tulin? Mis siin toimub? Kes sa oled? Ja mitte midagi ei mäleta. Aga siis vaikselt hakkab meenuma. Kuskil mälus hoopis midagi ikka on. Midagi peab olema. See ei saa olla lihtsalt niisama, et ma siia kuidagi sattusin. Lamaanid, keda hakati kutsuma lemuurlasteks. Võib-olla siis meile New Age'ile tuntum sõna. Lemuurlased tekkisid siis kuskil 75 000 aastat tagasi. Ja atlandid, keda hakati kutsuma siis atlantlasteks 70 000 aastat tagasi. Käisite vaatamas filmi Aquaman?
Noh, miks te ei käi kinodes vaatamas dokumentaale? Science fictionid on 99% dokumentaalfilmid. Päris tõsiselt. Me ei saaks välja mõelda asja, mida pole olemas. Absoluutselt. Ja kuna nad järgivad seda eetikat, et valetada, varastada ja varjata ei tohi teiste rasside eest, sest muidu on karma, siis aga nad ei valeta ega varjagi. Minge vaadake filme. See on teie probleem, kui te seda ulmeks peate. Ja siis veel tulid anorgaaniline rass leviaatanid. Ja leviaatanid on nüüd see rass, kes võtsid siis sellise, täna me teame neid siin vabamüürlased ja illuminaadid ja kõik, kes siin on ju, peavad siin jube valgustunuks ja tähtsateks ennast, on ju. Või selles mõttes nagu päriselt ka peavad, nemad ise ennast. Meie arvame, et muidugi nad on siin pahad ja kurjad ja kõik, on ju, aga ennast nad peavad nagu päriselt ka valgustutunaks. Et see on ka päriselt nii, nad peavadki ennast. Aga kui nad vaid teaks, kui rängalt neid kasutatakse ära veel omakorda nende ülemrasside pealt, eks ole. Et nad on ju lihtsalt etturid. Ja leviaatanid on primaatide, erinevate tulnukrasside ja eelmainitud rasside hübriidrass. Ja need nüüd peavad siin ennast nendeks tegijateks. Ütleme, nende käes on tegelikult ka enamjaolt see finantsiline ja kõik see kontroll. Nad ei ole meile mitte keegi selles mõttes, piltlikult öeldes. Et siin see sihuke aukartus või see, et loomulikult siin tuleb targalt tegutseda, on ju, et ei saa nagu hulluks minna ja lahmida. Et siin on nagu vaja õigeid liini pidi läheneda, et seda maailma muuta, et nagu me teame, maailma muutmine ei saa alguse sellest, et vana hakata lammutama. Ehita vana kõrvale uus ja keskendu ainult uuele. Ja see vana lihtsalt üks päev lihtsalt vahtub õhku. Seepärast, et uus on sellest lihtsalt nii üle. Aga see võtab kõik aega, sest nii kaua, kui me siin alternatiivinimestena käime ikkagi, üritame ennast siin kandidaatideks saada ja siin läbi valimiste siin nagu, nüüd hakata siin äratama siin kedagi või alternatiive pakkuma, et see ei ole see, see on kõik selle ühe süsteemi oma, sa ei saa seal valikuid teha. Sa ei saa teha sellest olemasolevast, sa ei saa muuta vana. Sa saad muuta vana täiesti eraldi seisvas keskkonnas. Okei. See on, teil on see selge niikuinii. Väga kole asi juhtus 52 000 aastat tagasi.